Tere, mina olen Eeva-Lotta. Käes on 25. mai. Nuia TV esimene saade alustab. Laupäeval toimub mulgipidu. Tantsuõpetaja Lille-Asta Larrastet austati tema nimelise pingega Karksi-Nuia keskel ja peagi on taas avatud popcafe. Meelelahutuse rubriigis vaatame tagasi Eurovisiooni aega ning sporditeemadel teeme juttu jooksmisest, ujumisest ja motocrossist. Tuleval laupäeval toimub järjekorras 5. mulgipidu. Teiste hulgas on seal esinemas ka mulgi juurtega laulja Karl-Erik Taukar. Kuuldavasti ka te esinete selle aasta mulgipeol ühe mulgikeelse looga, et kas meil oleks võimalik ka väikest jupikest sellest kuulda? Ma ütlen ausalt, ma alles hakkasin õppima seda mulgikeelset lugu, ega see nii lihtne ei olegi, nii et tegelikult ma praegu ei hakka ennast häbistama siin kõigi inimeste ees, et ma laulan seda alles siis, kui mulgipidu tuleb, siis kui asi on selge korralikult. Mida te üldse mulgikeelest arvate, kas seda on raske või kerge õppida? Ma arvan, et seda on ikkagi pigem, mina õpin ju ainult ühe laulu selgeks, eks ole, ja liiati veel minu enda oma, ehk siis, et ma juba tean seda lugu enam-vähem niikuinii, aga me käisime just Tarvastu gümnaasiumist, kus noortel oli mulgikeele tund isegi, ma ei tea, kas siin ka õpetatakse mulgikeelt eraldi või? Väiksematele klassidele, jah? Väiksematele, no vot, et mulle tundub küll, et ikkagi see on väga kihvt, et seda tehakse ja et ikkagi mulk peab oskama mulgikeelt, see on väga kihvt. Mina ei oska, ma ei oska absoluutselt. Olgu, aitäh teile ja siin on siis väike kingitus meie kooli poolt, et Karksi murraku õpik, et võib-olla on selles ka abi. No ma usun, et sellega ma veel, sellega ma võidan veel, ma ütlen, ja. Aitäh! Aitäh teile! Mulkide kultuuri ja traditsioone väärtustav perepidu toimub täna Vaabja palu ajal. Päev algab laada ja õpitubadega. Keskpäeval suputakse rongkäiguga peopaika, kus esinevad koorid ning tantsurühmad. Karl-Erik Taukari mulgikeelse repertuaari huvilistel tuleks kindlasti kohal olla kella 17. Päeval lõpetatakse ühise pidulaua taga, kus saab maitsta mulgikorpi. Karksi-Nuias avati Lille-Asta Larrastele pühendatud pink. Tunnustatud tantsujuht tahab seda ka omakorda jagada teistegi ümberkaudsete tantsuõpetajatega. Minul oleks väga hea meel, kui selle pingil oleks ka teiste tantsuõpetajate nimed, kes kõik on siin vallas õpetanud. Arrastel täitus läinud aprillis 85 eluaastat. Selle puhul otsustasid Mulgi vallavalitsus, Karksi-Nuia kultuurikeskus ning kohalikud tantsijad paigaldada tantsuõpetajale ja pärimuse hoidjale tema nimelise pingi. Üks ping peab ikka sinna jääma, eks ta istumiseks ole, tantsujuhtidele, tantsijatele, kõigile, kes tahavad istuda, võivad ju seal istuda. Ilus koht, ilus vaade. Karksi-Nuias avab taas uksed popcafe. Kuigi kohviku omanikuks on uus inimene, toitumisnõustaja Laura Kivisoo, jääb söögikoha nimi endiselt selliseks, millega on kohalikud harjunud. Kuidas te just Karksi-Nuia tõi ja kuidas te mõtlesite siia just kohviku teha? Karksi-Nuia sattusin oma elukaatlase kaudu, aga kohviku plaan tuli hiljuti, siis kui vana kohvik kinni läks. Tahaks sisse tuua smuutid ja võimaluse inimestel valida erinevate toitude vahel, et ei pea olema kindlasti prae kõrval friikartul või keedukartul, et saaks valida ka muid lisandeid. Ja mis kõige olulisem, siis tahame teha kõik värskest toorainest. Tere, mina olen Heidi. Ja mina olen Annette. Kuna hiljuti toimus Eurovisioon, siis ka meie mõtlesime, et paneme üksteist proovile ja vaatame, et kui hästi me ikkagi Eurovisiooni tunneme. Mina tegin siis Google'i tõlkega, tõlkisin mõned laulud ning esitan need Annetele ning vaatame, kas ta arvab ära. Ja mina siis koostasin 5 küsimust selle aastase Eurovisiooni kohta ning esimene küsimus siis olekski, et kellest rääkis Saksamaa laul? Kellest? Vanaema? Jutt rääkis ta varalahkunud isast. Mida tähendab La Forza eesti keeles?
ma nägin seda kuskil, aga ma ei mäleta, vaata ma mõtlen mingi igavik, mingi selline sõna, igavik, see tähendab jõud. ei ole, ei olnud, mina ei näinud küll, et see oli Jõud. ei, kuskil oli hoopis teist. Okay. 3. küsimus. Mis maalaulja oli enne Eurovisiooni tänavalaulik? Ma ei vaadanud üldse nii Eurovisiooni, kus ma tean. Rootsi? Ei, Tšehhi laulja. Oli või? See on see, kes laulis seda. Mis linnas toimus Eurovisiooni lauluvõistlus? Toimus Portugalis. Ja mis linnas? Pealinn on vist Lissabonis. Seega ma arvan, et seal. See toimus Lissabonis. Ja mitmendaks jäi Eesti esimeses poolfinaalis? Ma ei ole näinud seda. 6. Ei 5. Seega siis minu laulud sulle. Tead öösel mulle, siin on täht. Te teete selgeks igavikuks. See on sinu juhend, suur kvaliteet, see ei jäta mind kunagi. Jõud teeb mind. Siin käisid läbi sõnad igavikus ja jõud, seega ma arvan, et see on meie Eesti lugu ehk Elina Nitšajeva ja La Forza. Õige. Nii, ta on kodus, hea tüdruk, kuid tema seeliks tõuseb nagu Marilyn Monroe. Papa meeldib traaba, mamma kuumutab siis laava. See on Tšehhi Light to Me ja esitaja nime. Ei ole isegi vaja. Võtke oma silmad sukelduma, jah, lõvilane silmad. Tundke võimu, nad ei valeta. Väike pilk, natuke puutunud. Tead vaikusvõimsust, jah, hoidke seda. Pole õrna aimugi ausalt öeldes. Ja siis seal on lenda on mingi äkki refräänis. Ma ei tea. See on Küprose lugu. Fuego! Ja nüüd 4. Ma sündisin täna hommikul. Minu nimi on Aitäh. Ma olen kallis, aitäh. Ma olen kallis, aitäh. See on Prantsusmaa laul Merci. Just, väga õige. Lihtsalt tahan tantsi. Sind vaja lükitada. Nii, et kas sa ei taha oodata, sellepärast, et ma tahan lihtsalt meeleolu tunda. Tüdruk, kedagi peale sinu ja ma ei võin nüüd. Seal alguses oli räägitud midagi tantsimisest, seega ma arvan, et see on Rootsi laul Dance You Off. Väga õige. Seega sul olid 4 õiget 5. Ning nüüd tagasi uudiste juurde. Aprilli alguses joosti Karksi-Nuies järjekordset maanteejooksu. Rada kulges linnast välja Aine küla poole. Jooksuga alustasime üsna kaua aega tagasi, kuskil 80. aastatel ja tegime teda koolivõistlusena. Ja meistrivõistlused tulid hiljem, nii et see jooks on 85. 86. alguse saanud, ise arvutage paljud, et siis kokku saab. Aga kust tuli üldse see mõte seda jooksu hakata tegema? No mõte tuli sellest, et koolikalender tuli paika panna spordimeestele, et igal ajal on mingi võistlus, kes treenivad ja kes tahavad sporti teha. Ja minu meelest maanteejooks on jooks on üldse selline spordiala, mida võib igaüks teha ja hea ettevalmist saada, seal ei ole muud tarvis kui head tahet ja jooksusussid ja lase käia. Jooksust võtsid osa ka Nuie TV tegijad. Avali finišiaeg jäi üle 36 minuti. Võistlusel tunnustati kõigi vanuseklasside võitjaid. Kokkuvõttes oli aga kõige kiirem 5-kilomeetrisel rajal naistest arvestuses veteranide vanuseklassis jooksnud klubi jooksupartner liige Silja Mikk, kes sai ajaks 22 minutit 17 sekundit. Kohalikest naistest oli võidukas Gert Einstein, kes võitis võidu naiste
vanuseklassis ajaga 22 minutit 46 sekundit. Meeste arvestuses jagunes võistlus 5 ja 10 kilomeetrisele rajale. Poiste hulgast oli lühemal distantsil kõige kiirem klubi Steyr jooksja Andreas Hansson, kes sai ajaks 21 minutit 4 sekundit. 10 kilomeetris rajal tulid nii meeste kui ka meesveteranide võitjad rajalt ajaga, mis mahtus sama minuti sisse. Meesteklassi võitja oli kohaliku kooli vilistlane Margus Hanni, ajaga 37 minutit 58 sekundit. Meesveteranide klassi võitis spordiklubi Viljandi Jokker jooksja Meelis Rink, ajaga 37 minutit 37 sekundit. Mai keskel toimus Mulgi valla ujumismeistrivõistluste viimane etapp, kus selgusid sarja parimad. 5 etapi jooksul said 50 meetri vabaujumises alla 30 sekundi ajakirja 3 võistlejat, Georg Teiter, Ralf Lamp ja Villu Künnapuu. Tähelepanu väärivad ka sarja vältel häid aegu näidanud kohaliku ujumisklubi Uks tüdrukud, kes olid sellalgi korral 50 meetri vabaujumises kiired. 9–10 aastaste seas oli Rumi Iisraeli finišiaeg 34:42. Klass vanemas grupis võistlenud Helena Maling sai kirja 31:16. Kokku võttis sarjast osa 64 ujujat. Möödunud nädalavahetusel võistlesid Aina krossirajal Nuia suursõidul motosportlased. Toimus top 200 karikasarja teine etapp, kus kiireimas MX Open A-klassis võidutses avaetapi vahele jätnud Aigar Leok. Kohalikele karikatele võistelnud külgkorvide klassis võis kodurajal näha sõitmas Gert Varikut koos korvimees Lauris Taidersiga. Sellega said MM-il hiljuti poodiumile sõitnud mehed kirja hooaja esimese koduse võistluse. Lisaks peeti Aines ka Mulgi meistrivõistluste sõit. Seal võidutses tänavu Renno Ruubel, teine oli Riho Rebane ja kolmandaks tuli Ragnar Waldstein.